Tennise podcasti Matchpall toob teieni Tallink. Tere tennisesõber! Tänane Matchpalli podcast on erakordne selle poolest, et meil pole ühtegi külalist stuudios koha peal. Küll aga pakume teile kuulamiseks usutlust Anett Kontaveediga, kes astus esimest korda pärast US Openil haigestumist ajakirjanike ette eile Eesti Tenniseliidu korraldatud pressihommikul. Tegemist on intervjuuga, mille põhjal valmisid täna hommikused artiklid Eesti Päevalehes, Postimehes ja Õhtulehes. Sestap kuulete küsijate rollis lisaks minule ka Postimehe reporterid Andres Vaherit ja Õhtulehest Oliver Lompi. Laua taga oli ka portaali Tennisnet eestvedaja Toomas Kuum. Peale intervjuu ärakuulamist võtame ühendust Eesti Fed Cupi naiskonna kapteni Märten Tamlaga ja vaatame tagasi kõikide Fed Cupi koondise kandidaatide hooajale ja küsime, kes kuuluksid koosseisu järgmisel Fed Cupi kogunemisel, kui ta peaks selle täna ära nimetama. Aga kõigepealt kuulame Anetti. Tennise podcasti Matchpall toob teieni Tallink. Seda, et see taastumine nii-öelda ma saan juba väljakul käia ja mängin ja selles mõttes aeglaselt, aga kindlalt liigun nii-öelda selle vormini tagasi, nii-öelda loodan, et liigun selle vormini tagasi, kus ma ennast haigust sain. Kas selle postituse päev oligi esimene kord, kui sa raketi kätte võtsid pärast seda haigust? Ma olen võtnud teda kätte veel mitu korda enne ka, aga siis ma ei saanud trenni lõpuni teha. Mis sa selle taastumise ajal, ütleme, et see päris niisama ka tõenäoliselt ei istunud, et kas sa mingit füüsilist tegevust? Ja ma käisin koeraga jalutamas. ei no eks seal oli erinevaid, sest eks ma jõusaalis mingi aeg ikka käisin enne, kui ma nii-öelda väljakule sain tulla ja selles mõttes jah, et erinevad sellised etapid. Aga nii-öelda tegin nii palju, kui ma sain teha. On need ajad sulle siis alates septembri algusest, 1. septembrist, kui sul see viimane mäng ära jäi vaimselt, millised sul olnud? Mult keegi küsis ka, et kas sa oled pettunud? Muidugi ma olen pettunud, selles mõttes see on nii kehval ajal juhtus see asi. Ma tundsin, et ma olin parimas vormis, mis ma olen kunagi olnud. Mängisin enda arust väga head tennist ja siis muidugi selles mõttes see valmis mulle suurt pettumust ja mul oli päris raske sellel ajal. Aga iga asi on millekski hea ja ju siis selline asi pidi juhtuma ja mul on praegu nagu väga palju tahtmist ja motivatsiooni ja selline kindel mõte nagu uuesti alustada ja mis ma teen ja kõik kuidagi selles mõttes motivatsioon on nagu kõrge, et uuesti vormi saada ennast ja uuesti mängima hakata ja kas pärast seda USA-turne, et kui sa nagu järjest tulid teatada, et sa kavatsed mängida Aasias, siis kavatsed ka mängida Linzis, Moskvas. Kas tegelikult oli see lootus olemas või arvestades su praegust kirjeldust ja just mulje, et tegelikult sa mängimisvõimeline ei olnud? Ei, ma ei olnud too hetk, aga ma lootsin, et see taastumine läheb palju kiiremini, kui ta läks. Et selles mõttes, ma ei tea, kui kaua täpselt see aega võtab ja mulle ei öeldud ka niimoodi, et kindlasti ei saa öelda, et äkki või et see oligi lihtsalt sõltus kõik sellest, kuidas ma ise ennast tundsin. Muidugi ütles, et sa ei taha täpsemalt sellest nagu rääkida, aga... Ma kirjutasin päris ju täpselt enda, mis ma sellest rohkem veel kommenteerin. Ja lihtsalt, et see oli nagu, see ei olnud niimoodi, et oli viirushaigus, mis ühel päeval siin nagu jalust niitis. See oli ikka midagi, oli enne mingi märke või üldse mitte? See, võib-olla oli mingisugune väike väsimus, aga ma ei saanud sellest niimoodi aru. Et põhimõtteliselt oligi niimoodi, et peale paaris mängu ja sama õhtu või öö olin haiglus juba. Jah, sa kirjeldasid selle lahti ka, et mis siis nagu see operatsioon ja kõik, et kas on pigem selline hästi haruldane asi või sa oled nagu spordis või oled sa kuulnud veel selliseid? Ei, ma ei tea, aga ma üritaks, kuna see oli tõesti päris keeruline ja raske aeg, siis ma üritaks või tahaks rääkida rohkem sellest, et ma praegu tunnen ennast nii palju paremini ja see kõik on möödas ja ma tõesti olen väga motiveeritud uut aastat alustama. Mida sa praegu teha saad, mida sa teha ei saa? Nüüd saan kõike teha.
nüüd ongi selline, tõstan vaikselt oma koormust ja hakkangi nii-öelda üritan enda füüsilist vormi jälle tõsta ja lihased äkki tulevad tagasi. Kui reaalselt rääkida, siis kas selline auk ja mängupaus võib ta mingi jälje, et näiteks Australian Openiks? Ma ei oska öelda. Jah, eks siis paistab, ma ei tea. Eks ma ei oska öelda. Üks asi on see, et ma usun, et füüsiliselt on mul kindlasti võimalik vormi tagasi saada kiiresti, aga ma ei oska, keeruline ennustada neid asju niimoodi. Muidugi oleks tore teada, mis asja. Aga ma ei tea, eks just võistelda võiks küll juba. Ennustada ei saa, et Australian Openiks, aga mida siis eksperdid räägivad, et millal sa võiksid saada sellise ütleme täiesti fulli kõike mängu panna. Et sa saad praegu treeningutel kõike teha, eks ole, aga kas enne Australian Openit võiksid ka juba potentsiaalselt kuskil mängida, et full power'iga. Kui turniir oleks võib-olla, siis saaksin mängida, aga selles mõttes tennishooaeg on nagu tükk aega tagasi juba lõppenud, et selles mõttes enne Openit on ka ju mõned. Ja muidugi ma teen kaasa need turniirid selles mõttes, et eks ma tahan küll seda aastat alustada 6. jaanuaril nii-öelda, kui see ametlik algus on selle Brisbane'i turniiril, et ma loodan, et ma saan Tais nagu selles mõttes täie koormusega. Praegu ma teen nii-öelda selleks trenni, et ma oleks Tais nii-öelda piisavalt heas füüsilise vormis, ma saaks täiega seal trenni teha, ettevalmistada ja nii-öelda Taisse juba detsembri alguses või? Just. Kas su koostöö Nigel Cersiga jätkub? Jätkub. Vahepeal lihtsalt olete olnud sundpausi peal nii-öelda, aga suhelnud oled ikka. Just, ikka. Ta tuleb tegelikult, mis päev täna on? Kolmapäev. Homme tuleb Tallinnasse korraks paariks päevaks. Tuletab mulle meelde, kuidas ma lööma pean. Ja laagris on ta olemas. Kas sa võid öelda, et selle aasta, mida sa ise kirjeldasid, mis olid 2 väga erinevat tahku, et see koostöö Nigeliga klapp temaga oli positiivsemaid asju sellest muidu võib-olla nukrale pugaastast? Kas üks positiivne, selles mõttes, et see klapp Nigeliga on väga positiivne ja mul on hea meel, et ma tema leidsin nii-öelda siis eelmine aasta juba, et sellega ma olen tõesti väga rahul, aga et kas see on positiivsem kui kõik need head turniirid, mis ma tegin eelmine aasta, ma ei oska öelda. Kas tundsid, et sa olid nüüd USAs paremas vormis, kui sa olid USAs kevadel, kus sa tegelikult saavutasid oma karjääri parima kohale? Mingil määral jah, et ma tundsin, et ma olen füüsiliselt kõige paremas vormis, mis ma kunagi on olnud ja ma tundsin, et mu tennis oli ka väga heas kohas, eriti USA Openi ettevalmistusel ja trennides ja need mõned mängud, mis ma mängisin tegelikult ja see partile see napkaots, et tegelikult ma tundsin, et mängisin head tennist ja kus ma olin enne Montrealis mängisin häid mänge ja selles mõttes võib-olla, ma ei oska öelda, võib-olla mul tundus, et see tase oli natukene parem, aga muidugi Miami's ma mängisin ka hästi ja sain häid võite ja selliseid. Aga ma tundsin kuidagi, et mu füüsiline ja nii-öelda võib-olla tegi mingi väikse sammu edasi. Oled sa tagantjärele analüüsid, milles see väike mõõn pärast seda Stuttgarti kuni Wimbledonini, milles see tuli? Kõik oli hästi nagu järjest ja palju ja võib-olla kõik oligi kuidagi nii üksteise otsas ja mul ei olnudki aega, et võib-olla ma lihtsalt kuidagi ise nii-öelda ei olnud sellega kas harjunud või nii-öelda tundsin kuidagi vaimselt väsinud ennast. Eelmine aasta siin täpselt samas kohas sa panid väga selged eesmärgid endale selleks aastaks. Praeguse seisu pealt julged sa panna mingid eesmärki järgmiseks aastaks? Eks seda sellist ma niimoodi, te alati küsite mult, et mis need eesmärgid on ja siis ma niimoodi vastumeelselt nagu ütlen, et jaa, ma tahan sinna ja sinna ja sinna jõuda, kuigi eks
tähtis on see, et mu nii-öelda, et ma saaks praegu on kõik, minu esimene eesmärk on see, et ma saaks ennast tagasi sinna vormi, kus ma olin ja siis nagu Jürgen enne ütles, et eks kui tase tõuseb ja nii edasi, et siis need tulemused ka käivad sellega koos järgi. Millise koha peal hetkel on sinu kalendris Fed Cup, kas tal on väike küsimärk selles mõttes taga, et sa ju ei tea, kuidas nagu turniiri minema hakkab, kas see taastub päriselt ära või on see ikka kindlal kohal? Ma ikka tahaks selles mõttes ise kodupubliku ees mängida. Ma ei niimoodi kunagi ei tea, mis juhtuda võib, ma ei julge pead nagu anda, aga ma tahaks küll kodus mängida, et see on alati selline tore asi, eriti mind kodus nii-öelda mängimas ei nähta ka ja tore tunne on kodupubliku ees mängida. No esmakordselt võid sa pääseda ka olümpiale, et oled sa mõelnud, mis sa oma kalendris sellel perioodil muutma pead? Palju sa üldse muudab su aastat võiks muuta? Selles mõttes ma vist, ega seal vahel on mingisugused väiksed turniirid, mida ma niikuinii ei planeerinud mängida, et üks selline nädal on juures, et ma ei tea, otseselt ta vist suurelt mu nagu kalendrit ei muuda, et eks ma neid Wimbledon vist on viimane turniir ja siis on paar nädalat vahel, et siis ma teen ettevalmistust ilmselt olümpia jaoks ja ma ei oska öelda, kuidas ta muudab suuresti seda kalendrit. Et eks neid turniire on niikuinii palju ja enamus need turniirid on sellised suured kunstlikud turniirid, mida ära jätta ei ole mõistlik ja selles mõttes, eks see aasta on niikuinii tihe. Aklimatiseerumine ka, oled Tokyos mänginud mõlemad? Olen. On seal keeruline siis aklimatiseeruda? Eks Aasias on selline soe ja niiske igal pool selles mõttes, et ei ole selline asi, mida ma varem teinud ei oleks. Tennisistid ju reisivad ainult ringi kogu aeg. Just. Kokkuvõttes, kuidas ikkagi sellel aastal tagasi jääd vaatama, kas paneksid näppu sinna, kus sa jõudsid 14. kohale või näppu sinna, kus sa ei saanud tervislikel põhjustel siis oma täit potentsiaali USA näidata? Ma ei olegi niimoodi peegeldanud enda seda aastat, et selles mõttes ma arvan, et eks mõlemad asjad on nii-öelda meeles, et muidugi see tulemus ja oli väga häid hetki mu aastas ja toredaid tulemusi ja iseenesest nii palju positiivset ja siis selline sundpuhkus või selline paus, et selles mõttes muidugi sellest on nagu väga kahju ja ilmselgelt 26 ei olnud see, kuhu ma nagu tahtsin või tundsin, et ma suudaks jõuda ja nii edasi, et eks see muidugi on, nagu ma enne ütlesin, et suur pettumus, aga samas ei tohi, ma arvan, et ma ei tohi liiga palju sellele nii-öelda tagasi mõtlema jääda, et ma üritan vaadata nendele headele asjadele ja tuletada neid asju meelde, kui ma Tais treenin järgmise aastal valmistun. Kui sa enne ütlesid, et sa edetabeli kohtadest räägid vastumeelselt, siis kas sa sellest oled valmis rääkima, kui sa oma vormi taastad, mis on mänguliselt need asjad, milles sa eelkõige kohe tegelema tahaks hakata, mis su siis kõrgematele kohtadele viiks? Ma arvan, et ma tegelikult nende asjadega nii-öelda kõik need asjad läksid nagu stabiilselt natukene paremaks ja ma nii-öelda tegelesin nendega ja kõik see füüsiline ja kõik need tennisasjad, mingid servid ja väiksed asjad sellised, et ma arvan, et mu mängus sellist suurt tehnilist muutust vaja ei ole, et ma tunnen, et mu tennis on päris heal tasemel üldiselt ja et ma suudaksin kindlasti kõrgemale jõuda, aga eks see on nii paljudest asjadest kinni ja sellistest väikestest nüanssidest ja kindlasti paljud nii-öelda väiksed asjad, mille kallal peab nokitsema ja tööd tegema, et see on selline konstantne protsess ja kogu aeg peavad asjad nagu paremaks minema, et selles mõttes et see on selline pidev töö nagu. No, nii mitmedki tenniseksperdid on öelnud, et heal päeval, kes iganes vastu tuleb, eks ole, et mängid ju
kõige paremat tennist, kui sul... No ma tunnen jah, et ma võin väga head tennist mängida, et eks ideaalis ma teeksin seda iga turniir, iga mäng. Aga selles aasta on nii pikk, et väga palju neid naisi ei ole seal edetabelis, kes suudavad iga nädal mängida oma parimat tennist, selles mõttes, et see on päris nii-öelda karm asi, mida tahta, kui ma ei tea, 10 või 11 kuud aastas on turniirid. Ma arvan, sul sõnasabast kinni tuleb üks väga raske küsimus, et sa enne ütlesid, et iga asi võib millekski hea olla. Milleks see praegune auk võib hea olla? No ongi selline võib-olla värske peaga nii-öelda, ma loodan, et värske peaga alustada uut aastat ja selline suur motivatsioon ja tahtmine nagu veel rohkem edasi areneda ja veel rohkem nii-öelda igas mängus nii-öelda kinni olla ja just. Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink. Selline oli siis usutlus Anett Kontaveidiga. Järgmisena on meil telefoni otsas Eesti Fed Cupi naiskonna kapten Märten Tamla. No, kuidas sina vaataksid tagasi Anetti hooajale? Ühest küljest oli ilusaid võite ja siin Miamis poolfinaal, Stuttgardis finaal, aga teisest küljest mingi kirss jäi nagu tordile panemata kas või suure slammi õnnestumise läbi või siis valusa pitseri vajutas ikkagi see haigus? Nojah, kõige valusam loomulikult oli see haigus seal lõpus, et kuidagi selline mulje jäi endale, et peale Miamit ja Stuttgardit Anetil nagu tekkis mingi mõõn vahepeal, eks, et hakkas sellest mõõnast jälle üle saama ja oli juba päris heas vormis, siis tuli see haigus. Aga ta ise ütles, et ta oli elu parimas vormis tegelikult USAs, et oli seda nende 2 mängu pealt näha, mida sa ka ise koha pealt vaatasid? No, kui ta selle Sorribes Tormoga selle esimene ring mängis, seal oli tõesti Anett oli nagu klass parem mängija kui vastane ja tõesti näitas väga head tennist. Tomljanovičiga oli natukene ei saa öelda, et Ameerika mäed mäng, aga Tomljanovič on niisugune paha vastane, et lööb ka kõvasti palli ja seal oli ju väga pingeline mäng, et Anett oli isegi teine sett vist, kui ma nüüd õigesti mäletan, kas ta oli breigiga taga minu arust teine sett ka veel, et sett ja breik on ju, et ega seal nüüd midagi lihtsat ei olnud, nii et selle mängu põhjal nagu seal vormi hinnata oli keeruline. Otsustavas setis muidugi Aneti mängutase jälle paranes, aga jah, läksime loomulikult, ootasime seda Benčići mängu kõik, on ju, et suurte ootustega läksime sinna vastu, aga kahjuks seda ei tulnud, jah. Kuidas tagantjärele hinnata kevadel saavutatud 31. märtsil täpsemalt tema karjääri ja üldse Eesti naistennisistide parimat edetabeli kohta 14? See on ikkagi üks positiivne aspekt sellest hooajast. No see on väga positiivne, et see on ju mitte ainult sellest hooajast, vaid kogu Eesti tennise ajaloole ju oli positiivne, et see on ikkagi nagu sa ise ütlesid, läbi aegade kõige kõrgem koht, et ma arvan, see ütleb enda eest juba kõik. Eesti naiste tennis sai hiljuti juurde ühe turniirivõitja, Jelena Malõgina võitis Pärnus ITF-i turniiri. Kuidas sa tema hooajale tagasi vaataksid? No hooaja lõpus muidugi on Helena väga head mängu näidanud ja nüüd 2 korda õnnestus teda siis seal Pärnus suvel ja nüüd Pärnus sellel hiljutisel, kui ta turniiri võitis, tema mängu näha ka, et kindlasti on ta suure sammu edasi teinud, aga selle taga peitub, ma olen temaga ise muidugi rääkinud ka, et ilmselt see, et tal on nüüd rohkem aega, et ta lõpetas ju keskkooli ära, eks, ja et nüüd on tal rohkem aega trennidele ja võistlustele keskenduda, et saab tõsisemalt nii-öelda sporti teha, et kohe on seda tema tulemustes ja mängutasemes näha ka. Milles tema areng väljendub, et need tulemused on nii-öelda järgi tulnud? No,
eelkõige nüüd Pärnus siin eelmine nädal hakkas silma see, et ta suudab palju kõrgema tempo pealt mängus püsida ja suudab ka ise tempot teha, et kui varem oli ta selline ainult siuke kontramängija kontra pealt üritas siis mängida siuke kaitsemängija, et siis seal nii poolfinaalis Katriin Saare vastu kui ka finaalis tegelikult tegi ta ise tempot seal mitte ainult mingitel hetkedel, vaid üle poole mängust ja surus seal nii Katriini kui ka selle finaalvastast, et see oli väga positiivne. Katriinil samas ka Pärnus elu parim tulemus, poolfinaali jõudmine ikkagi ja et siis Eesti meistritiitli kaitsmine ka suvel, et kuidas sa tema esitusi hindad? No, Katriiniga on kogu aeg, ütleme, tema kogu noor tennisekarjäär on seisnud selles, et kui ta ei ole vigastatud, siis ta mängib hästi. Et kahjuks oli tal ju see väga pikk vigastuspaus ja mida pikem see paus on, seda raskem sellest välja on tulla. Et kogu see, ausalt öeldes see Eesti meistritiitli võitmine oli võib-olla isegi natukene üllatus. Aga iga turniiriga on ta mäng järjest paremaks läinud ja järjest enesekindlamaks on ta läinud, nii et loodame, et ta suudab tervena püsida. Ma tean, et tal jälle mingi väikesel kõhulihase vigastus on, eks, et ta nüüd jälle Mastersit ei saa mängida, aga see ei tohiks midagi tõsist olla, et ta suudab terve püsida, siis kindlasti näitab ta veel paremaid tulemusi, kui ta siiani näidanud. Ja 4. tüdruk, kes sel aastal veebruaris oli koondises Saara Orav, tema mängib juunioride turniire, palju sa tema esitusi üldse näinud oled? Väga vähe, kuna ta neid juuniorite turniire Eestis ju praktiliselt ei mängi, eks meil Eestis ongi niisuguse tasemega juuniorite turniire väga vähe. Tean ainult seda, et nägin teda suvel ainult mängimas ja olen tema treeneriga, olen ikkagi ühenduses kogu aeg. Et tal on kuidagi, ütleme, peale suve nüüd ei saa öelda, et ta parimas vormis oleks olnud. Aga eks see spordis niimoodi käib, et kui enesekindlust ja kui võite ei tule, siis kaob ka enesekindlus ja et siis mingi hetk on vaja sinna rajale nagu võitude rajale tagasi saada ja pärast hiljem küsid sportlase käest või treeneri käest, ei saa nad ise ka aru, et ei ole nagu justkui midagi teistmoodi teinud, aga järsku hakkasid võidud tulema, et loodame, et ta saab oma selle hea vormi tagasi, mis tal suvel oli, sest suvel ta ikkagi juuniorite turniire nii mõnegi võitis või oli finaalis. Aga mis on muidugi positiivne tema puhul on see, et ta paarismängu on, kui me vaatame nüüd koondise seisukohalt, et paarismängu on Saara hästi mänginud ja hetkel plaanin ma ikkagi tema koondisesse võtta just eelkõige kui paarismängija sinna Aneti kõrvale. No veebruaris mängis ta ju paari nagu kulda. No, enda taseme kohta kindlasti mängis ta väga hästi just, et tema eelis on see, et ta on absoluutselt kartmatu seal paarismängus ja nii-öelda ühelegi vastasele, ükskõik kes tal seal vastas teisel pool võrku on, et ta nii-öelda mingit austust või kartust nende ees ei näita ja julgeb mängida, mis ongi paarismängus vaata, et kõige tähtsamaid elemente. No Fed Cupist rääkides, kui täna peaksid koosseisu nimetama, kas nimetaksid need samad 4 tüdrukut, kes viimane kord platsil olid? Jah, need samad 4, kellest me praegu rääkisime, et Anett, Jelena, Katriin ja Saara. Et just nagu sa ütled väga õigesti, et kui peaks praegu nimetama, aga sport on nagu ta, eriti tippsport on nagu on, et veebruarini on veel 3 kuud aega, et siin võib nii ühte kui teist juhtuda, et loodame, et kellelgi mingid vigastusi ei tule ja loodame, et kõik püsivad terved ja suudavad enda vormi sinnamaani parandada, et 5. numbri jätan praegu veel lahtiseks, kuna siin teistel on need tulemused väga, väga kõikuvad olnud, et seda ei oska praegu öelda, kes see 5. number seal võistkonnas võiks olla. Kes sellele 5. hetkel võiks kandideerida? Kui suur see nende mängijate ring oleks? Ma arvan, seal on üks selline 3 mängijat tuleb esimese hooga pähe, et kindlasti Valeria,
Et kui Valeria suudab püsida terve, et kuna ta ka tegelikult ju enam tõsiselt spordiga ei tegele, siis kui ta hakkab nii-öelda sellel tipptasemel võistlusi mängima, siis ta on hästi vigastuste aldis kohe sellepärast, et ta treeningutega ju eriti ei tegele, enam tegeleb teiste mängijate treenimisega. Aga kui teda saab kõrvalt juhendada, nagu Fed Cupis see aasta sai, eks seal Poolas, siis ta tegelikult suudab siiamaani näidata väga head tennist. Siis Lotta Kaul on siin näidanud just ütleme suve alguses ja kevadel näitas tegelikult väga head tennist, et tema on kindlasti seal üks võib-olla kandidaate veel. Ja ma ei mataks maha ka Maileeni nagu võimalusi, et loodame, et Maileen saab ka ikkagi nii-öelda rahjale tagasi, aga praegu pigem jah, isegi tegelikult jääks siis sinna kaks mängijat on võib-olla Maileenist natuke ikkagi siis eespool. Ja samas meil on tagant tulemus üks väga-väga kiht tüdruk, et on üks Brit Martin, üks Viljandi tütarlaps, et ma täitsa huviga kohe lähmegi siin varsti koos laagrisse, et ma näen, kuidas ta saan nagu natuke pikemalt vaadata, kuidas ta mängib, et selles vanuses Anett juba ju oli täielik Eesti koondise kandidaat, et miks mitte, äkki on ka Brit Martin seal kõvasti kandadele astumas teistele juba. On ta sinu uus treenitav? Ei, ta ei ole minu uus treenitav, ta elab Viljandis ja teda treenib Priit Pihl, aga ta on tubli tüdruk jah, et ta on tõenäoliselt, kui nüüd jaanuaris uued rankingud välja tulevad, on ta enda vanustes Euroopa 10 hulgas, et lootustandev on ta kindlasti. Kas Kaia Kanepi kaasamine Fed Cupile on lõplikult päevakorrast maas? Ma julgen nii öelda küll jah, et see läbisaamine ei ole tenniseliiduga kahjuks kuidagi paranenud ja ega Kaia tegelikult olen tegelikult Indrek Tustitiga natuke rääkinud ka, et ega ta aastas üle paari või mõne turniiri tegelikult mängida ei saa ja ei soovigi, et see Fed Cup ilmselt ei tule talle, isegi kui oleks kõik asjad hästi, ei tuleks tal nagu, ei mahuks talle kalendrisse nagu nii, et ta keha ei peaks vastu. No meie vastased veebruaris saavad olema kas Ukraina, Itaalia, Horvaatia, Austria, Bulgaaria või Kreeka. Sealt ilmselt loositakse 2 alagruppi meil, jah? 2 alagruppi just, jah. Oled sa otsa ka vaadanud, keda tahaks, keda sooviks vältida? Ei ole, sellepärast, et seda ei ole mõtet nii vara kunagi ette. Ennem kui ei ole mängijaid üles antud, ei ole seda mõtet kunagi teha. Et siin ajalugu on korduvalt juba näidanud, et kui vaadata ainult neid tippmängijaid kõikides nendes riikides, siis on kõik väga kõvad võistkonnad, aga mitte kunagi ei tule kõikidest tippmängijad kohale. Nii et ei ole mõtet ennem spekuleerida üldse. Oled sa vaikselt valmis ka selleks võimaluseks, et me teame, et Anett ei ole veel hetkel oma parimas vormis ja ei tea, kuidas tal see võistlusgraafik üldse minema hakkab, et oma tervise säästmiseks võib-olla peab ta Fed Cupi vahele jätma? Kas ma selleks valmis olen, tähendab, selleks tuleb valmis olla, ega siis mõtlen, tippsport on juba kord selline, et ega siis sinna ei saa midagi teha. Kui mängija ei ole vormis või on vigastatud või on haige, ega siis tuleb teiste mängijatega hakkama saada ja on nagu on, et mu iseloom ei ole selline, et ma liiga pikalt ette muretseks sellist asjade pärast. Aga selge, suur tänu sulle selle tagasivaate eest ja jõudu! Aitäh! Aitäh! Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink.